tere, kallid imelised inimesed. Täna ma räägin sellisest tsüklilisusest. Igal inimesel on aeg-ajalt emotsionaalses mõttes madalseisud ja kõrgpunktid. Seda nii päevade lõikes, nädalate, kuude kui ka aastate lõikes. Ja mõnele tundubki, et pool aastat või aastad isegi on tema elus madalseis. Kas siis emotsionaalses mõttes, materiaalses võtmes, vedamise võtmes, suhetega seoses, et ta on madalseis, või siis vastupidi, ta nagu sõidab sellel laineharjal. Siis kuidas sellistes olukordades, praegusel juhul ma räägin siis pigem nagu madalseisudest, sest see pigem ju tekitab muret ja frustratsiooni. Kui on üksikud päevad või isegi nädalad, kus sa tunned, et midagi nagu on puudu, midagi on viga, sa tunned hästi palju rahulolematust, siis mina ütleks, et lase lihtsalt olla ennast sellel. Lase ennast olla. Et see teatud mõttes on selline ajaperiood, kus su keha, hing ja vaim tahabki olla lihtsalt niisama. Ja luba tal siis olla, luba iseendal olla. Kui see kestab juba pikemalt, siis on võib-olla vaja juba terapeutilist vahele segamist. Ja iseenda analüüsi ja oma minapildi uuesti ülevaatamist. Ja selle jaoks on ka omad juhendajad ja mentorid, kes teevad taolisi minapildi kursuseid. Et siin Viljandiski on Kai Oja, kes on imeline minapildi paikapanija. Või aitab sinu minapilti paika panna. Niimoodi. Aga sellest ei tahtnud ma rääkida. Enamustel inimestel see madalseis käibki tsüklite kaupa. Numeroloogias tegelikult elutsüklid käivad 9 aasta kaupa ja 1-9 ja siis algab uus eluetapp, uus tsükkel inimese elus. Aga on ka erandid, sest ka minu enda isiklikus elus oli 15 aastat sellist ajaperioodi, kus iga 5 aasta tagant toimus minu elus suur muudatus, mis lükkas elule nagu teistsuguse vungi sisse. Numeroloogias on see, et isikliku aasta numbrit vaadates võivad olla sellised rahulikumad aastad number 2, number 7, 8, mis on selline karmaline aasta, kas siis saad kiitust või laitust eluülikoolilt. Ja ka 9, kus tuleks pigem vaadata sellist vaimset arengut, õppimist ja oma tervist ja inimeste vahelisi suhteid ning keskenduda oma tervisele ja armastusele ja ühiskonna probleemide lahendamisele. Sest nii nagu on numeroloogias, on inimesel omad sellised aastad, kus inimene peakski võtma rahulikumalt, kus tal on võib-olla hoopis teistsugused olulisemad asjad, millele tähelepanu juhtida. Võib-olla sellel aastal üldse ei olegi raha teenimine, karjääri tegemine prioriteet number 1, vaid tuleb hoopis pöörata tähelepanu rohkem vaimsele arengule, inimeste vaheliste suhetele, võib-olla on vaja mingisugused sugulassuhted, peresuhted ära klaarida, et igaks etapiks oma aeg. Ja kui sa teed seda iseendale soositud ajal, kõik laabubki. Ja sa lihtsalt tõded, et jaa, praegust ongi selline ajaperiood, kus mul näiteks ongi materiaalses mõttes natukene raskem, aga et ma selle aega kasutan siis selleks, et ma näiteks suhted saan korda või ma saan oma tervise korda. Aga selleks tuleb jälle muuta kuidagi enda suhtumist ja oma mõtlemist iseendasse antud olukorda. Siis väga palju on ju see, et siis hakkab hirmu energia tõuseb väga kõrgele ja ei lase sul rahulikult olla. Aga sellepärast ma räägingi, et see tuleb tegeleda iseendaga, oma minapildiga, oma mõttemustritega ja küsida kogu aeg iseendalt, miks, mida ma kardan, miks ma kardan, mis on kõige hullem asi, mis siis võib juhtuda, kui ma ei tee seda või teist asja. Et see on selline tugev analüüsi aeg
ja kõikidel inimestel on sellised ajaperioodid ja need tuleb teatud mõttes üle elada, aga et sa pead ka, mitte ei pea, midagi ei pea, kõik on vaba tahe. Et sul on võimalus sellel ajal hoopis panustada oma energiat teistele ettevõtmistele ja teiste olukordade lahendamistele, mis on jäänud nagu unarusse. Sest tegelikult inimene on küll multifunktsionaalne, aga ta ei suuda ikkagi olla kõigis eluvaldkondades tipptasemel kogu aeg. Et ma ei olegi mitte kedagi sellist veel näinud. On rahuldaval tasemel, mis pakub sulle endale rahuldust. No see on juba super hästi, no see on imehästi juba. Et palju õnne, kes on sellises staadiumis praegust. Aga kes mitte, siis lubage ennast olla ka sellel rahulikus energias ja keskenduda hoopis teistele elunüanssidele. Kuidas siis kindlaks teha endale soositud aega on erinevate võimaluste näol. Üks võimalus on see, et on numeroloogias oma isikliku aasta välja arvutamine. Siis tarokaartides mina ka vaatan alati, mis on sellele inimesele sellel ajaperioodil soositud ja mis mitte ja millele rohkem tuleb tähelepanu pöörata ja mida õppida. Või siis lihtsalt usaldada oma sisetunnet ja lähtuda sisetundest, intuitsioonist ja mitte selles kahelda. Sisetunne räägib alati kõige õigemat juttu. Kullakesed, püüdke siis olla iseenda vastu leebemad, lahkemad, andke endale aega emotsionaalse ja vaimse või ka füüsilise tervise taastumiseks ja leidke armastus iseenda vastu ja elu vastu. Sest mina armastan ka ikka öelda elu, ma armastan sind. Aitäh kuulamast!